kõige huvitavamad momendid, mida ma mäletan advokaadi ajast, puudutasid selliste teatud liiki keerukate vaidluste tõendamiskoormust. Ja see on üks huvitav teema, sellepärast et siin on tõesti vaidlustuskomisjoni praktikas aastate vältel nüüd selline väga selgelt jälgitav ja nähtav areng toimunud. Millest ma räägin? Toon sellise näite, et kui kunagi mina esindasin advokaadina ühte ettevõtjat, kes esitas vaidlustuskomisjonile vaidlustuse seoses sellega, et hankija oli jätnud kõrvaldamata menetlusest isiku, kellega nüüd minu kliendi arvates tal oli selline lubamatu seos. Lubamatu seos, ütleme nii, et tal oli huvide konflikt, mille tõttu see teine konkureeriv ettevõtja sai teatud eelise meie arvates ja ta oleks tulnud menetlusest kõrvale jätta. Nüüd, kui me läksime selle vaidlustusega vaidlustuskomisjoni, siis vaidlustuskomisjon leidis, et vaidlustuse esitajal lasub tõendamiskoormus selles osas, et me peaksime näitama, milles see huvide konflikt seisnes ja milles seisnes see eelis, mis teine pool sai. See ülesanne loomulikult tegelikult käib ju kõrvalseisvale ettevõtjale üle jõu. Temal ei ole seda siseinfot, et ta oskaks näidata, ta võib spekuleerida, seal hüpoteetiliselt seisukohti esitada, aga kindlasti ei suuda ta tõendada, et milline oli siis see eelis, mis tema konkurent sai. Ja selle vaidluse meie kahjuks kaotasime. Tänapäeval me oleksime selle vaidluse võitnud, sellepärast et kohtupraktika on edasi läinud ja tõendamiskoormuse osas siin on muutus toimunud. Et nüüd on selge see, et kui vaidlustaja esitab piisavalt fakte selle kohta, et kahtlus huvide konflikti ja eelise osas on olemas, siis tõendamiskoormus läheb juba edasi hankija poolele. Hankija peab näitama, et tegelikult sellist ebaausat eelist ei olnud. Et seda laadi momendid minu hinnangul olid hankeasjades kõige huvitavamad.